mis tuleb keskkaitselt, tuleb pikk pall siia paremasse Flora äärde. 104. derbi on läinud käima. Sel hooajal Levadial veel kontrast väravaid ei ole ka Floral, kui siit tasemel ei ole. Saab veel natuke ennast siin soojaks liipida, nii nagu kevadel ka ilmad soojemaks lähevad, kui siit tuleb Levadialt veel ja standardite järel Levadial 5 väravat sel hooajal, aga ega Flora oma 4-ga väga alla ei jää. Tuleb toimetada ja siit juba Lepist on rohkem otsinud sellist pikka palli, Peets on ka liinide vahele. Ainsalu! Ja pääseb jooksu, Kalimullin on toes, teisel pool Kuraksin ka, seal on Poom. Poom võtab paremaga, ja lati peale. Värava peale. No üpris rahulik. Oi, kuidas Luka paneb siit praegu Joao Pedro jooksule. Poom läheb. Poom paneb ja rikošetiga. Saba paremal äärel Joao Pedro, vasakul Roosnup ja eesrünnakul Tambetuu. Mis turje Grünwaldilt. 0-0 ja see tähendab, või see on see, mis tähendab või loeb. Siit jäetakse Ussar lõgilaga. Laim, puhas laim. No nii, väga palju. No nii, punane! Ja Flora jääb vähemusse 61. minutil, Marko Luka saab otse punase. Ja kas siin läheb tõuklemiseks ka, et saaks keegi veel? Ei, siin tõuklemine on rohkem, ilmselt ei tule, aga mingisugune olukorra väline hetk seal oli, sellest rahvas ju rükkas. Pall oli natukene eemal, Päris kui värskeid jalgu vaja, siis Sergei Zinjov ka vigastusest tagasi tulnud. Oi. Enokoto värskete jalgadega. Tuleb keskele. Otsib ka. Läheb mööda. Toonal üldse sel aastal veel penaltipunktid palju sisse saadud. Jah, 3-0. Tuleb, aga mittegi. Igaks juhuks kontrollitakse ja kõik! 104. Tallinna derbi on lõppenud 0-0 viigiga. Konstantin Vassiljev esimene derbi Flora peatreenerina toob punkti. Curro Torres, a real derby, a very tough match for both teams. What are your first emotions after this 0-0 draw? Not happy. I think it's for today. I think we need a win. It's a lot of opportunity for possible win. But I don't like when after the red card for player Flora. I don't like take decision. I think it's good. But this is football. But I think it's a very effort by my team. But it's superior today in 90 minutes. I don't remember one option for Flora. For us, I think in 4, 5, 6 chances for possible score. But when you know first score, it's difficult possible win. Like you said, you played 11 against 10 for more than half an hour. What did you feel like? Did you start to rush a bit or try to do things too quickly, or what was the problem? No, but I think we need to understand that it's possible play side for possible cross. And sometimes, some moments play good, but some moments I think it's some mistakes. But this is a good experience for us, for other games. After, when you don't possible win, drop is okay, but I think it's good opportunity for possible get today 3 points. Everything around the game, the whole atmosphere, it must be great. I see you're already smiling. No, only I hope that case for all games the same, not only against Flora. This is for me the best. But always when you play against Flora, the emotion, fans, I think it's very good. In the big picture, all good. Still 1 point and you move on. Sorry? You still got 1 point from this game and you move on, obviously. Yes, of course. Always is possible. It's 1 point. But when you possible win, drop is good. But I think that today play for get 3 points. This is no. My feeling is good. Thank you, Curro, and good luck. Ja vaatame, kas Konstantin Vassiljev ka tuleb meie juurde. Ei, tuleb Evert Grünwald praegu, hea küll. Evert,
0-0, raske mäng, derbi, tõeline derbi, aga punkt võib rahule jääda või kuidas? Arvestades, et mängisime viimased 30 minutit siin vähemuses, siis ma usun küll, et võime olla õnnelikud, et saime lõpuks Levadialt punkte röövida, et nad ei jätkanud võidulainel. Teie jaoks, nagu sa ütlesid, see viimane pooltund kindlasti väga, väga keeruline, aga pidasite vastu. Kas läksite nagu teadlikult kaitses sügavamalt istuma või see kujunes nende viimaste minutite jooksul lihtsalt nii välja, et Levadia suutis teid sinna suruda? Ma usun lihtsalt see loogiline samm, et kui vähemuses mängime siis, ja Levadia klassiga meeskond ka, siis panevadki meid tagapool mängima, aga seetõttu meil võib ka tekkida häid üleminekuid, mis lõpus võib-olla isegi oleks võinud paremini lahendada, aga selles mõttes jah, et müts maha meestes, et üle 30 minuti vähemuses joosta, siis ma nägin, et kõik pingutused viimase sekundini. Kurro Torres ütles ka, et tal jääb kripeldama kõvasti see, et palli nad väravasse ei saanud, sinul suur roll selles. Tundsid ennast hästi tänases mängus, see annab ilmselt kõik juurde ka, mis siin ümberringi toimub natukene sellele, et hea esitus teha. Ja muidugi lihtsalt ma ütlengi, et ma lihtsalt väga hea meel, et see meeskond aidata, siis saime Levadia vastu 0 mängu, et see oli eesmärk ja selle üle olen õnnelik ja lihtsalt kahju, et 3 punkti ei saanud. Enne mängu siin oli juttu ka sellest, et te veel otsite ennast natukene ja alles liigute selles suunas, kus te tahaksite olla. Nüüd oli selline hea proovikivi, saite siit enesekindlust juurde, et lähete õiges suunas? Ja kindlasti, ma usun, et huvitav oleks olnud vaadata, kuidas me 11 mängijat oleks olnud lõpuni, et kuidas me siis oleks mänginud, et selles mõttes jah, et me läheme tasapisi paremaks, et tunnen, et juba oleme vaikselt nagu leidmas seda enda teed, et kaua otsima ei pea. Aitäh sulle, jõudu! Brent Lepistu ka siin meie juures. Brent, 0-0, rahul olla saab või ei? Ei, kindlasti mitte. Et kõva andmine oli, aga ikkagi jääb kripeldama. Tulime võidu järgi ja eriti mängu kulgu arvestades, siis pigem pettumus. Kas pettumus ka selle nurga alt arvestades, et viimased pool tundi arvulises ülekaalus? No just seda ma ütlengi, et olime ülekaalus, mingeid surmkindlaid võimalusi minu arust ei tekkinud, et hoidsime palli küll, aga Floral selles mõttes au, et kaitsesid hästi. Peatreener Kurro Torres mainis seda, et ta väga rahule ei jää just sellega, kuidas te ülekaalus olles mängisite. Mis te seal valesti tegite? Kas te hakkasite kiirustama või kuidas sa, kui sa praegu pead tagasi vaatama sellele kiirelt? Mõned positsioonid olid vahepeal täitsa valed, et oleks pidanud siin laiust hoidma ja natuke rahulikumalt palli hoidma, et andsime, tuleb meelde 3-4 sellist lihtsat pallikaotust, kus jooksed jälle oma värava poole, siis ütleme, niisugune rabistamine oli. 11-11 vastu see periood, kuidas tunned, olite te seal Florast kergelt üle või oli see pigem selline võrdsete lahing? Pigem võrdsete lahing, ma arvan, et mingit suurt ülekaalu kellelgi ei olnud, et tegelikult oli äge derbi, et oli niisugust emotsiooni, võitlust, ilusaid hetki, aga jah, meie poolelt jääb kripeldama kindlasti. Okei, punast me nägime, aga tundus, et see võitlus oli just täpselt selline paras piiripealne, et liiga palju üle võlli ei läinud või? Ei, et kohtunik ütles ka poole ajal, et laseb meil seal sapiga rabistada, aga siis tuli teine pooleks, hakkas järsku vilistada. Et ei tea, jah. Aga muidu selliseid mänge ikkagi ükskõik, mis tulemusega sa ära tuled, eriti kui punkt on ikkagi olemas, naudid. See on nüüd see asi ilmselt, mille pärast jalgpalli mängitakse. No jah, et ilm on ka juba natuke soem, et hommik ehmatas natuke ära, aga täis maja ja meil fännid, suur au neile, et neid on hästi palju, teevad kõva häält, Flora fännid samamoodi, et siukseid mänge võiks ja peaks olema rohkem meie Eesti jalgpallis. Kaotused te olete endiselt samamoodi edasi? Jah, aga vaja uuesti võidulainele saada. Selge, aitäh sulle, jõudu! Ja Konstantin Vassiljev ka meie juures, Flora peatreener. Kostja, sa oled saanud nüüd natukene mõelda siin, kõndid edasi-tagasi selle mängu üle. Kahetised tunded, ma eeldan, võitu ju tahaks alati, aga samas mängisite viimased pool tundi vähemuses. Punkt, rahuldab see sind täna või? Täpselt nagu sa ütlesid, et sest mängustsenaarium oli selline, et ma arvan,
Peame rahul olema lõppkokkuvõttes selle viigiga. Kindlasti nagu praegu tunneb, et täpselt sellel teisel poolel oli pigem nagu meie momentum, kui me saime seda punase kaardi, et võib-olla see kindlasti rikkus see rütmi. Aga üldkokkuvõttes ma arvan täitsa korralik mäng. Ma arvan, võrdsed meeskond mängisid oma vahel lõppkokkuvõttes. Ma arvan, lõppkokkuvõttes meie oleme natuke rohkem rahul selle tulemusega. Samas kõigil olid omad võimalused, et mullegi me tahtsime rohkem väravat lüüa kui 0, aga nii juhtus. Punane kaart sellisest mänguvälisest omavahelisest sudimisest, oled sa jõudnud selle üle vaadata või mis sa arvad sellest siis ütleme ilma vaatamata? Ja ei, ma täpselt ei vaadanud ja ma nägin seda nagu lõpuosa pigem ja kui näidatud, siis arvatavasti midagi oli ja kontrollitud, aga peame üle vaatama rahulikult hästi, et see nii ei rikkunud seda mängu, et me seda kaotaks. Enne mängu rääkisid sellest, et see mäng on selline nii-öelda nagu lakmuspaber või väike selline koht, mis näitab teie jaoks ära selle, kus te parajasti omadega olete, näitas ta ja mida ta sulle näitas? Ma arvan kõigepealt see, et me ei pea kartma nagu mängimist Premium-liiga tasemel üleüldiselt kelle vastu ja muidugi on raskemad hetked mängudes, aga samas kui me hoiame oma plaanist kinni ja teeme neid asju, mis lõppkokkuvõttes meie tulemus toob, siis see toimib ja ma arvan, mingitel hetkedel Levadia mehed olid ka raskustes ja lõppkokkuvõttes see kindlasti positiivne, pool tundi vähemuses ja ma pigem ei näinud neid hetki, kus me väsisime ära. Rauni Allikut täna sa ei saanud kasutada, mis mure temaga? Ta on, ütleme niimoodi, väike mure ja ennetamiseks võtsime teda välja, et arstide soovitus oli, et niikuinii see paus peab kuskil tulema. Ja me otsustasime, et ei ole vahet, siis me teeme seda nüüd ja veel 30 mängu mängida või palju, 29, et selles suhtes, et aega on palju ja lasta taastub lõpuni ja aitab meid edaspidi. On lootust, et varsti tagasi? Ma loodan küll, et lootus alati on, et see ei ole nii tõsine, lihtsalt sõltub just täpselt selles, kuidas see taastumine läheb ja kas näiteks Paide mänguks ta on võimeline hästi nagu treeniga ja mänguks valmis. Kergemaks ei lähe, nagu sa ütlesid, Paide mäng järgmine? Muidugi, jah. Ja ei lähe, samas seda oli teada, et kes need Premium-liiga meeskonnad on ja lõppkokkuvõttes ootame huviga jälle uusi väljakutseid. Aitäh sulle, jõudu! Aitäh!